seda pean tegema sul? Ei tea, natuke aega. Mida ma filmin kõike või? Mind. Okei siis. Seda peab ka vaja. Vaata üksikul arvil. See on ka Ida-Viru või? See on ka Ida-Viru või? Ei ole. Karel pani Ida-Viruna. Mis Ida-Viru? Karel pani Ida-Viru, ütles talle. Siis ta pani kirja Ida-Viru. Kruus oli ka või? Ja liiva on. Kuule, hammakad. Võta ära. Ma ei oska. Ära las istud meile. See hammekas. See. Tõstame bussi äkki või? Ta läheb vastu sõda. Tund aega. Et pool sekki hiljaks. Tähendab, sa oled pool sekki hiljaks. Ta vajutan, siis tal läheb aega enne, kui ta võtma. Rada on iseenesest toon osa mulle väga ei meeldi. Tähendab, rohulõigust alates, kuni on okei. Anname 5 minutit veel kogunemiseks aega ja siis on avatud mikrofon, igaüks võib sõna võtta, kes soovib. Millised on tahtnud? Ei on olla küll lõbusad, siis on kõik kõrvi ära. Kus on meil raja peakohtunik? Peakohtunik, halloo, tule ka siia ruttu.
Läks koju ära. Aitab ka kallale. Palju teine võistlus ka tristida vaja. See on põnev. Praegu on ise raja peale. Täna kordub tagasi. Hea kohta. Palun Raid hea kohta. Ma ei tule bussidki veel. Hea kohtunik on valed juba. Ta läks sinna. Ta on raja pea kohtunik. Peakohtunikust on ainult vest järgi jäänud. Ahah, tuleb sealt pika sammuga. Sinu tööülikond on siin. Ma tutvustan seda rahva ka. No nii, üritame seal nendele tagumistele öelda, et oma võrri paiki paneksid praegult, et saaks avamisega alustada. Tere kõigile siis, kes te olete täna kogunenud siia Haapsalusse Piltsi lennuväljale. See on meil see aasta kõige pikem sõit. Loodan, et ka kõige meeldejäävam, sest pikad sõidud on alati, millest rääkida. Tutvustan teile tänast peakohtunikku. Maanus. Väga meeldiv, Maanus. Sinu kanda on siis täna kogu see ürituse korraldus siin rajal ja selle ääres. Katsuge siis tema juhiseid täita ja mitte niisama pikalt lasta, sellepärast et muidu teeme karistuseks ühe ringi kohe maha, kui ei täida peakohtunike korraldus. See on meil juhendis kirjas ka, et ma loodan, et on selle läbi lugenud. Mitte küll võistlusjuhendis, aga meie üldises juhendis kodulehel. Ei ole hullu. Meid on rohkem. Nagu teate, me räägime palju, aga sõidame rohkem. Kas kohalikest aktiivist ka keegi soovib sõna võtta? Tere, mina olen siis korraldaja. Rada on mõeldud võrriga sõitmiseks, piirdelint ei pea alati jälgima selles mõttes, et need on aeg-ajalt kaugemal. Et võrrimees peab ise aru saama, kus ta sõidab. Et lindid on nagu rahva jaoks mõeldud rohkem. Rada kulgeb meil vastu päeva. Ma loodan, et seda kõik said juba aru. Sest hommikul oli ka teistpidi sõitleid. Boksiala on meil siin, kus me praegu asume. Vahetusala on nende Soudali märkidega tähistatud. Sealt angaarist välja tulles jaguneb rada kaheks. Seal on punased maha märgitud rada, boks. Ja üritage mitte tagasi keerata sealt, kus on boksi väljasõit. Kui te olete juhuslikult ka mööda põrutanud, siis sõitke see ring lõpuni. Sest muidu võib tekkida väga ohtlikke olukordi. Kui maha tuleb, et käsi püsti. Ja teine asi veel, meil on täna siin palju ka selliseid, kes on esimest korda rajal, siis neile teadmiseks, kui te tahate rajalt maha tulla, nii-öelda boksi sõitu, siis tõstke käsi ülesse. Siis tagumine teab, et te keerate siit angaarist välja sõites vasakule boksi ja ta ei ürita teist sealtpoolt mööda sõita. Kui te käega märku ei anna, siis ei ole aru saada, kuhu te pöörata tahate ja võib juhtuda õnnetus.
lipumärguanded tuletan ka veel meelde. Punane lipp tähendab, võitlus on katkestatud, kõigil seisma jääda. Kollane lipp tähendab, et rajal on oht, tuleb lihtsalt olla tähelepanelik. Ja kui nüüd raja ääres olev kohtunik ehib selle lipuga üles, alla või paremale, vasakule või ringe teeb, siis see tähendab seda, et raja peal on kesk rada tõenäoliselt, on keegi külili maas, et võtke hoog maha, muidu tekitab see veel suurema avarii. Stardiprotseduur saab olema nüüd järgmine, et me laseme teid stardijärjekorras rajale. Sõidate kuni sinna ringilugemise punktini, seal peaks olema, enne seda punkti peaks olema punane joon maha tõmmatud. Jääte sinna taha seisma ja ükshaaval sõidate märke kohast üle. Selleks, et ringilugejad saaksid aru, et teie andurid töötavad. Rajal kellegist mööda ei sõida ja nüüd teise ringi me teeme täpselt samamoodi. See on nüüd selleks, et me kontrollime veel kord üle, et ka tuledega teil andurid töötavad. Kui te olete selle ringi ära teinud, siis lülitate sisse tuled. On küll, loe läbi. Jaa, siis võib pead maha võtta, see ei ole oluline, et te peate kogu aeg tuledega sõitma. Lihtsalt oluline on see, et praegusel prooviringil me saaks kontrollida, et teie võrril tuled koos anduriga töötavad. Meil on sellega olnud varasemalt probleeme ja kui need selguvad nii-öelda sõidu käigus, siis on seda väga raske likvideerida. Et seetõttu ja nüüd, kui te teisele prooviringile nii-öelda lähete kontrollringile, siis sealt tagant lastakse teid lühemale ringile selleks. Te ei pea sõitma sinna taha otsa välja, kus muru peale läheb. Enne seda keerate tagasi. Seal on peakohtunik läheb selle koha peale, näitab teile lipuga ette, kus kohas te selle prooviringi tagasi pöörate. Ja samamoodi sõidate sinna lugejate juurde välja ja sealt ükshaaval läbi lugejate. Nemad siis näitavad pöial püsti, tähendab okei, sõidate stardi kohta. Kui ei ole okei, siis katsuvad nad seal koha peal selle probleemi ära lahendada. Ja tõenäoliselt lihtsalt andur tuleb paigaldada teise kohta. Kas on kellelgi veel küsimusi? Võib küll. Nii, tekkis selline küsimus, et kui nüüd boksist kaugemal võrr rikki läheb, kuidas käituda? Tõenäoliselt te siit metsast otse kuskilt läbi ei saa. Mina küll ei tea. Võib-olla saate, võib-olla mitte. Aga üldiselt peaks olema suht lootusetu. See tähendab seda, et lähete mööda rada ja lükkate võrri käekõrval remondialasse. Aga sel juhul lindi serva pidi. No ilmselt sa pead terve raja läbi. Ei, seda mitte. Kui nüüd juhtub siin samas sellel alal, kus on siin boksiala piires, siis tulete lihtsalt lindi alt läbi ja lükkate oma võri boksi. Aga kui juhtub seal taga metsas kuskil või taga põllu peal, siis tuleb ikkagi mööda rada tulla. Juhendis on meil kirjas ka, et ei pea lükkama mööda rada, vaid tuleb ohutult tulla boksi. Kui on võimalik kuskilt lõigata, võib lõigata, aga ei tohi rajal ette teistele joosta. Kui te tekitate sellega ohtliku olukorra, siis võivad kohtunikud teid selle eest karistada. Ja karistuseks on üks ring maha. Ainult üks.
kui tekib mingisugune olukord ja kedagi on vaja rajalt maha võtta, see tähendab, kas ta rikub kuskil mingeid reegleid, on tal sõiduvarustus poolik ja kui kohtunikud on otsustanud kedagi maha võtta, siis mahavõtmine toimub siinsamas, ennem boksi ala. Et saab suunduda siit otse boksi. Me ei hakka seda praktiseerima, et me kuskil raja keskel hakkame kedagi maha võtma. See tekitab asjatult ohtlikke olukordi. Kas on veel kellegi midagi küsida? Ei ole, hakkame pihta. Selge, alustame siis. Korraldajatel selline info, et sõidetakse täpselt 12 tundi. See tähendab, et kui me praegu stardiprotseduuriga natukene hilineme, siis kell läheb lukku ikkagi stardi hetkest. See tähendab seda, et kui start toimub 12.15, siis lõpetame 24.15. Läheme ruttu sõitma siis. Nii et paneme valmis ja lähme kohe stardi protseduuri tegema. Ma võtan nimekirja ja hakkan numbrite järgi välja kutsuma. tapahtuu sitten oikein lähtö. Kilpailu loppuu 20.015. No kun se arukkaa. Sõiduks. Ma panin tunni 29. Tulin maha, siis pikalt püsti. Soomest? Eestlane, Eestlane. Pärnust. Olete ennem ka võistlemas käinud? Esimest korda, jah? Esimene kord. Ma olen küll, jah. Tegin vanamehe masin. Pisut nagu lõbusam lasta. Ilus näeb välja. Aga mis on? Tahad ära kulu lõpuks ennast? Kohe jopes jätkab Läheme siis. Vanja raske vastu tõmmata. Kell on tuli mõle mees. Ja sa kõige hästi Keerate sul kroovised juba ju. Esimene hetk võib olla, et kuiv, vaatame väga kuiv, ta nagu kütus sisse tõmbab laudu. Aga siis näiteks kuju tõsta ka üle korra ja siis on okei. Tera maha.
Kats, ega sa ei tea, kui kaua peavad tuleb põlema praegu alguses? Siis enam ei pea. Enam ei pea. Kes see 36-ga sõidab? 8. Taga tuli põleb. 8. Number 6 on boksi. 8. Kas tarvitseb boksi jalad? 84. Katapult on seal, boksi jalad. 39. Joosep, ma pean pettumus sulle valmistama, järgmine aasta ma sõidan BEM-iga. Sõidad jah? No ma ei jõua sul BEM-i ehitada. Küll ma sulle ise valmis ehitan. Siis on teine lugu. Ehitad mulle seekord on? Kuule, aga paneme järgmiseks aastaks selle... 72. Joosep, mul on auto, millega võiks minna seda... Mis need olid, vaata, need pisikesed junnid sõitma? Mannerguid. Mannerguid, jah. Hakkan Mannerguid sõitma. Mul on üks Opel Vectra, 1.6. Jah, sellega sinna esimesse rajaliselt tagasi. 16! Helmar! Eraldi ei ole. Tõris. 80! Jah, just maha võtsid ja hakkad uuesti minema. 81! Midagi keerama, et alus. 81! 17! Mida? Killuga nii ette jääd. Ma ei tea. 78. 47. 77. Nii ja teie võtke siis siit ja... Nii, on kaikki valmis. Kaikki on korral. 2 kilpailu nyt vai? Mitä? Onko tää se startti jo vai? Joo.